No tere, Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski. No tere, koomik Ain Vaida. mina olen sind meelitanud ja sina oled mind meelitanud ühte salajasse podcasti stuudiosse, et rääkida sinuga linnajutte. Harva juhtub võimalus võtta linna peal nööbist kinni ja uurida, mis on tehtud, mis on tulemas. Nii et ma loodan, et tuleb tore vestlus. No sina oled selline superstaar, ega harva juhtub võimalus ka sinuga koos kõneleda Tallinna linnast. Ma Tallinna linnast kõnelen tihti, aga mitte sinuga. Kuidas siis tunne on istuda podcasti stuudios? Ma ei tea, normaalne tunne, mis seal stuudiol pole häda midagi. Vaata, lihtsalt ma nagu nädal tagasi norisin Mihhail Kõlvartit sellepärast, et tal on podcast. Ja nüüd siin sa oled. Tema podcastis on nagu 3 koomikut käinud, sa pead ühega leppima. Kas on siis tõesti hea meel teha kõike seda enne valimisi asja? Ei, ma arvan, et osasid asju, mida teeme enne valimisi, tasub ka valimiste vahelisel ajal täitsa teha. Aga eks loomulikult valimistel on oma eripära, eks siis tuleb harjuda ka uute žanritega, et see ka vastab tõele. Väga mõnus. Ei, no selles mõttes, et meil on kindlasti toredaid vestlusi olnud ka valimiste vahel. Et võib-olla ongi lõbus kuulda näha, mis iganes variandis Jevgeni Ossinovskit lahtise peaga mõtlemas ja väljendamas arvamusi, mida ma ei tea, kas Vilja Kiislerile ütled välja või ei. Ma ei ole kindel, aga ma ärgitan sind. Ja Vilja Kiisler üldiselt tekitab formaadi, kus keegi ei taha midagi rääkida igaks juhuks, sest siis ta küsib kohe edasi. Ei, mõnus on selles mõttes, tegelikult on tore. Mina olen Tallinnas elanud ise, ma arvan, umbes praeguseks äkki 14 aastat. Ja selle 14 aasta jooksul väga paljud kohad on kõvasti muutunud, väga paljud asjad on palju muutunud. Eriti viimase paari aasta jooksul just sõitsin seal Tondi ja uuel viaduktil on ju sõitsin autoga ja siis mööda vihises mitu tõukeratast, mitu jalgratast sellel uuel rattateel. Olin veitsa kade. Et ilm on hea, mina istun autos, lasen jalgrattureid läbi. No miks sa läksid autoga siis? On ju? Sõitsin mingile keikale esinema kuskile Tallinnast välja tegelikult lihtsalt. Aha, no siis jah, aeg-ajalt tuleb autoga ikka sõita. Ei, mul loomulikult, ega siis ma arvan, et Tallinna linn on arenenud hästi loomulikult kõige paremini siin viimase 1,5 aasta jooksul. Aga ka tervikuna, et kui minna ka teistesse piirkonna pealinnadesse, ma arvan, et Tallinnal pole küll häbeneda midagi, et meil on ikka päris mitu asja hästi õnnestunud. Ja selles mõttes siin ikkagi tuleb tunnustada, et pikem aja jooksul teatud asju on ikkagi hästi tehtud. Nii et näiteks võtta linna planeerimine, mis on siiani olnud väga aeglane, nüüd on läinud kiireks, aga üldiselt näiteks ka kinnisvara arendamise kvaliteet. See ei ole nüüd linnateene nii palju kui eraarendajate kvaliteet. Tegelikult on nagu väga hea, et mõni linn nii Riia kui Vilnius tegelikult alles rakendavad oma planeeringutes neid printsiipe, mis meil juba mõnda aega tegelikult kehtivad. Et kui vaadata meie uusi arengualasid, siis ma arvan, et need on maailma tipptase täitsa. Mul on vastuoluline arvamus. Mina arvan, et Sõõrumaa Golden Gate näeb lahe välja. Ma tean, et see sai väga kiiresti üles pärast seda, kui ta oma kõik viimased kinnitused sai. Vaata see Aatri tänaval. Ma tean, millest sa räägid. Sa oled šokeeritud sellest, et ma arvan, et see näeb hea välja. Ei, ma ei ole sellest šokeeritud, et eks sellelgi on oma võlu, seal on pigem on natukene seal nagu probleem kogu sellel alal olnud see, et see pisut liiga vara kinnitati need planeeringud ja see on nad on hästi tihedaks ehitatud. Iseenesest eraldiseisvad ka Rotermann ise on ju täitsa kaunis, aga sellist õhku ja rohelust võiks tegelikult seal rohkem olla ja kui me uusi planeeringualasid vaatame, siis seal on need printsiibid juba oluliselt paremini nagu sisse kodeeritud. Ja ma vaatasin, et ka Rotermanni siin viimaste aasta jooksul sinna oma kiviplatsidele püüab ka kunstlikult ikkagi rohelust luua, et saavad aru, et tegelikult inimestele see nagu päriselt meeldib, kui on ikkagi rohelust. Ja seda sama võib öelda ka näiteks Telliskivi kohta, mis oli ju
veel mõni aasta tagasi nagu väga kivine, aga nüüd on ühe parkla asemel tehtud väga äge nii-öelda haljas ala, et tegelikult inimesed tahavad sellist linnaruumi, tahavad õues olla, ka Eestis ei ole nii, et meie ilm on selline, et siin kõik sõidavad autoga, istuvad kodus, eks. Et kui sa lood sellise mõnusa ruumi, siis inimesed seda kohe ka kasutavad. Telliskivis kõndisingi kusjuures sealt sellest, kus oli parkla, jalutasin ja järsku avastasin, et oi, ei olegi tühermaa. Tahaks lausa maha istuda ja lihtsalt nagu nautida korraks. Väga mõnus oli. Ja kui võtame ka uusi tänavaid, mis me rajame, siis seal me suudame ka ju tegelikult seda kvaliteeti ju luua, et Vana Kalamaja tänava näide on võib-olla isegi nüüd natuke juba ära liiga üle ekspluateeritud, see tõesti on väga õnnestunud tänavatükk. Aga küsimus on selles, et seda tüüpi selliseid asumi peatänavaid võiks olla igas linnaosas ja sellist kohta, nii-öelda kogukondlikku kohta, kus rahvas saab lihtsalt kokku tulla. Et ei pea minema restorani või kohvikusse, vaid võib lihtsalt nii-öelda avalikul tänavaruumil mõnusat aega veeta, et seda kindlasti on juurde tulnud, aga saab veel palju paremaks. Kas see ei ole nagu elementaarne sinu meelest praeguseks või? Et nagu me minu meelest eelmised valimised kõik rääkisid linnaruumist oma enda võtmes, ütleme nii, oma enda võtmes, lähtuvalt endale mingit määratud sihtrühmast võib-olla natukene, et autojuhil peab olema hea või siis jalakäijal peab olema hea, kõik tagusid linnaruumi, aga et kas ei ole nagu elementaarne praeguseks, et inimesel peaks linnas ka liikudes olema mõnus? Ühtepidi on elementaarne, aga teisipidi esiteks võtta teiste maailmalinnade kogemus, et siiski seda tüüpi linnaruum on pigem erandlik, et valdavalt ehitatakse maailmas ikkagi väga halba ruumi. Ka Euroopas ehitatakse väga palju jätkuvasti väga halba ruumi. Ja ega ka Eesti mõistes ka, et põhjus, miks eelmistel valimistel see põhiteemaks oli saanud, oli see, et see Keskerakonna suurte magistraalide on ju maaniat, mis ju Savisaare hõnguga on ju kaasa kandus. Et sellele tekkis tegelikult kriitiline vastasseis, piisav hulk linnaelanike, nende ootused olid piisavalt kasvanud, et see tõesti kujunes nagu väga oluliseks teemaks. Ja tuleb tunnistada, et selle surve pealt tegelikult on ka muutus olnud, ma arvan, suuresti tingitud. Et loomulikult sotsiaaldemokraadid, kes siis olid ka koalitsioonis Keskerakonnaga, me sellist ruumi nõudsime rohkem, et oleks rohkem rattateid, et oleks rohkem rohelust ja nii edasi. Aga tegelikult see muutus hakkas toimuma ka Keskerakonna enda peas, sest lõpuks ka nemad ju tajuvad, et jah, on loomulikult suur osa valijaid, kes tarbivad linna autoaknast, eks, aga lisaks sellele on ju igal erakonnal siiski ka väga palju neid valijaid, kes tahaksid käia lastevankriga mööda mõnusaid haljasalasid, mitte suurte magistraalide ääres. Jaa, aga ehk siis, kas sa arvad, et nemad tegid seda paratamatusest, et nad tegelikult, nende soov tõukus lihtsalt konjunktuurist kuidagi või... Seda ma ütlen alati, et demokraatias on kaks varianti, kuidas saavutada muutust. Et üks variant on see, et meid valitsevad valgustatud pead ja siis on väga lihtne, et selles mõttes valgustatud pead teevad valgustatud asju ja siis ongi kena. Aga seda juhtub harva. Ja siis teine, mis on ainult demokraatiale omane, on see, et on piisav avalikkuse surve, see tagasiside, mida saadakse kas valimiskasti juures või siis valimiste vahepealsel ajal on piisavalt tugev, et ka valgustamata pead saavad aru, et seda on lihtsalt pragmaatiliselt mõistlik teha. Ja selles mõttes, kuna tõepoolest mitte alati ei ole seda õnne, et valgustatud pead võimul on, et siis see avalikkuse kogukonna või kodanikkonna surve on see, mis suudab tegelikult muutust saavutada. Kas Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski just ütles, et Mihhail Kõlvarti pea ei ole valgustatud? Ei, eks selles mõttes ju inimesed ju langetavad otsuseid lähtuvalt oma kogemuste pagasist ja oma teatud vaadetest ja loomulikult ka sellest, et millisena nad ise linnaruumi tajuvad, et meil on siin järjest olnud enne mind linnapäid, kes ju tegelikult Tallinnas ei ela. Ja loomulikult, et kui sa ikkagi iga hommiku sõidad mööda suuri magistraalteid oma tööle, siis see probleem, mida sa kogu aeg ise näed, on see, et autoummikud on kole suured, et ehitaks teed laiemaks, eks. Et kui sa kesklinnas liigud jala või jalgrattaga, siis sa tegelikult tajudki seda ruumi hoopis teistsugusena. See on tegelikult otsustamise puhul
on ääretult oluline, et noh, sa tead ka nüüd seda kogemust, eks ju, et kui mina esimest korda sain lapsevanemaks 11 aastat tagasi, et siis ega sa hakkad aru saama seda, kui keeruline on näiteks kõnnitee servast üle saada lapsevankriga talvisel ajal, siis kui sa seda päriselt pead tegema. Ja enne seda, noh, see on selline akadeemiline küsimus, no jah, et äärekivid võiksid olla madalamad, eks, aga sul tekib see päris kogemus, see päris tunne tekib alles siis, kui sa oled ise selles olukorras ja noh, kuna kõikides olukordades ei saa ise paratamatult olla, siis küsimus on, et kuidas üles ehitada seda tüüpi nagu juhtimissüsteemi, mis tegelikult võtab erinevate elanikkonna gruppide siis huvisid piisavalt arvesse, et tõesti tekiks see kõiki arvestav linnaruum. Tead, see on hästi totter, kui ma nagu hakkasin ringi kärutama, siis mulle kõik ütlesid, nüüd sa saad teada. Nüüd, praegu sa oled teoreetiliselt nagu elanud kaasa, aga nüüd sa saad päriselt teada ja siis jalutad, vaatad, kes see kurat selle posti siia pane. Ja siis need lollid, need kanalisatsiooni, need mingid siuksed betoonist valatud asjad on ju rattaga üle sõita, ebamugav käruga lihtsalt kõgõnk, sõltub kärust. Kerkkäruga raskem, mingi korraliku emmaljungaga lähed lihtsalt läbi. Aga no ei, vaata, ongi nii, et ma tundsin ennast nagu lollina üks hetk, et kõik ütlesid, et see juhtub ja nüüd see juhtub ja ma ei saa sinna midagi teha, et ma olen pahane mingite asjade peale, kuigi ma teadsin, et ma olen pahane nende peale. Ja suur osa nendest, loomulikult ka lollust ja hoolimatust on ka, aga ma arvan, et suur osa nendest probleemidest algavadki sellest, et seda nagu igapäevast kogemust, erinevate inimeste igapäevast kogemust on vähe. No võtame feministliku perspektiivi, et see tore raamat, mis ta pealkiri on, kus räägitakse sellest, kuidas linnaruum ja muud asjad on meeste poole kaldu, kuna need, kes seda disainivad, on mehed, eks ju, et kultuuriasutuste WC poliitika on ju klassikaline näide, miks naiste WC-des on pidevalt pikad järjekorrad, ei ole mitte sellepärast, et naistel on kohutavalt vaja sinna palju rohkem kui meestel, vaid lihtsalt sellepärast, et füsioloogilised mehed käivad kiiremini ära ja iga nagu adekvaatne ruumidisain ja peab aru saama, et naiste WC-d tulebki ehitada suuremaks kui meeste WC-d, eks ju, või siis teha nii-öelda uniseks lahendused. Aga enamikes vanakooli kultuuriasutustes ja mitte ainult kultuuriasutustes on täpselt, projekteerija mees vaatab peale, nii üks WC, teine WC, kõik olemas, eks ju, võrdsed ruutmeetrid, et mis te siin pahandate. Üks on 3. korrusel, teine on keldris, lähed valesse, mõtle ise välja. Et seda tüüpi, ma arvan, kärudest rääkides, et näiteks Tallinna kesklinnas mingil hetkel linnavalitsus juba eelmiste linnavalitsuste ajal arvas, et on väga vahva, et RMK poolt välja raiutud väikesed kuused, mis on arvendusraiega tehtud, et paneks nad jõuluks postide külge niimoodi. Ma tean väga hästi neid kuuskasid. Et siis on nagu looduslikku, eks ju, niimoodi ilu on nii. Aga vanalinnas ikka pannakse, ei panda või? Pannakse. Yeah. Et ma palusin, et see talv äkki enam ei tee seda, et täitleb küll. Et eks ta on natuke koomiline ka, et kuus kripub niimoodi posti küljes. Miks sa maha raiusid? Aga okei, see on selline esteetiline küsimus, eks, aga kui sa sealt samast sellest kitsas kõnniteel pead lapse käruga mööda saama, eks, ja see on see kuusk on keset poolt kõnniteed, siis saad aru, see inimene, kes selle sinna paigaldas, ta ei mõelnud lihtsalt selle peale, et siit ei saa ju tegelikult liikuda. Ja okei, aga kuidas siis nagu, et sa räägid sellest, et ei ole piisavalt nagu perspektiivi, et kus sa seda, aga kuidas sa siis nagu juhid linna niimoodi, et mitte sina ise võib-olla, aga kuidas sa saavutad selle, et sa kõik need perspektiivid nagu kätte saad? No selleks on tegelikult olemas ju meetodid, et loomulikult nii suures linnas nagu Tallinn, et kodanik kaebab ja siis hakkame on ju üksikjuhtumid, on ka seda ja selles mõttes ma saan iga päev 10 kirju, et kes see idioot paigaldas siia lambiposti, eks ju, ja siis mõnikord tuleb nentida, et keegi idioota siia paigaldas ja tuleb ümber paigaldada. Aga süsteemses plaanis on see küsimus tegelikult jah, et kuidas vajalik perspektiiv päriselt võtta siis otsuste põhimõtete aluseks. Ja üks asi, mida me näiteks käivitame praegu on see, et meil tekib selline linna juhtimise juurde ligipääsetavuse nõukogu, kus on siis erivajadustega inimeste organisatsioonid on esindatud, kes siis annavad tegelikult erinevate ametite töö osas annavadki
panevadki oma nii-öelda põhimõtted, printsiibid sisse. Noh, mida me oleme näiteks juba ära teinud, et vaegnägijad, pimedad, neil on ühistranspordi kasutamisel kaunis keeruline ja lihtsad asjad, millele sa muidu ei mõtle, on see, et buss või tramm ütleks, et kes ta on, et olen tramm number 4, sõidan sinna, eks ju. Et nüüd kõikidel uutel, kogu uuel veeremil on see paigaldatud ja ka nüüd järk-järgult paneme ka vanematele bussidele selle sama häälteadvustuse peale, et kui inimene seisab bussipeatuses, buss tuleb ette, ütleb, olen buss number 18, sõidan laagrisse. Lihtne asi. Veel lihtsam asi on see, et kollasel taustal bussinumbrit näevad nad kehvemini. Seega, kui te näete vanadel bussidel on esiklaasi peal on siis number mustal taustal valge, see on täpselt puuetega inimeste kojaga koos kokku lepitud, et siis pime vaegnägija näeb tegelikult seda palju paremini. Nii et sellised lihtsad lahendused, millele sa ise ei tule, kui see ei ole ise eriline. Et selleks tuleb kaasata otsustusprotsessidesse need inimesed, kes teavad. Ma annan kohe, et siis Jevgeni.Ossinovski@tallinn.ee saab siis oma üksikud, kes kurat selle posti siia pani saata. Ja üks asi veel, ma just mõtlesin, trammidel on vaata need, ongi pimedatele, vaegnägijatele maas on siuksed teistmoodi tänavasillutised, nagu siit on sinu, et siit sa saad kindlasti sisse trammi, on ju. Aga see uks, väga tihti see uks ei lähe lahti seal, kust peaks peale saama. Ta lihtsalt pidurdab valesse kohta ennast nagu. See on nagu ka puhtalt hästi lihtne lahendus, mis ei nõua tegelikult isegi raha, aga nõuab trammijuhile ütlemist, et vaata, et tegelikult see uks peaks peatuma seal, kus see joon on. Ja sellega DLT tegelikult päris aktiivselt töötab, me oleme DLT-d ka palunud, et nad võtaksid tõsiselt seda tüüpi siis küsimusi, see puudutab ka näiteks ratastooliga või ka lapsevankriga inimeste peale saamist. Ma sellepärast seisangi seal alati. Et on olnud ka juhtumeid, kui sul ei ole seda tõstetud peatust, eks ju, et on vaja ramp lahti teha, et on olnud juhtumeid, kus bussijuht teeb uksed lahti ja ütleb, et hakka tulema, et mis tahad must, eks ma peaks nüüd välja tulema. Et seda tüüpi ka nagu teenuse kvaliteeti parandada ja tegelikult see on oluliselt paremaks läinud, et mis puudutab linnaruumis ligipääsetavuse teemasid, siis kindlasti siin on ka veel üks jagu arenguruumi, et igal pool tänavatel meil seda vajalikku märgistust veel ei ole, aga see ongi see, et eks järk-järgult tuleb sinna liikuda, aga oluline on, et need põhimõtted, printsiibid oleksid kõigile selged. See on šokeeriv mulle, et sa ütlesid, et nüüd teeme siis nõukogu, kus hakatakse kaasama. Ma eeldasin, et see on juba aastaid olnud. See tundub nagu loogiline natuke. Et sa uuriks. No aastaid on meil olnud Keskerakonna ainuvõim. Koos oma valgustatusega. Jah, koos oma valgustatusega, nii et on armastatud suuri autojuhte soosivaid projekte. Mõni kuldmünt on enda tasku ka jäänud, mida hiljem me oleme kriminaalkroonikast lugenud. Aga eks lõpuks ongi see küsimus, et on linnasüsteemi on vaja, juhtimist on vaja ajakohastada, et see peab, Tallinna linn on niivõrd suur süsteem, et seda ad hoc lahendada, nagu seal oli alati seda kombeks teha. Et kui keegi kaebab, et siis keegi hakkab arutama ja siis linnavalitsus käsitleb mingite üksikute ristmikute lahendust, eks ju, et tegelikult peab looma sellise juhtimismudeli, kus seda tüüpi probleemid esiteks on välistatud juba eos, eks ju, et asjad planeeritakse, projekteeritakse õigesti ja kui siis ilmnevad mured, et siis need lahendatakse ära ametkondlikul tasemel, et sellesse ei pea linnapea sekkuma. Aga kuidas see nagu võimalik on, kui on nagu aastaid kogemust, aastaid absoluutselt kätte antud volitust asju teha, kuidas see võimalik on, et kogemus ei kasvata ekspertsust? No mingit ekspertsust neil kindlasti tekkis, aga eks seal on laias laastus kaks põhjust, et üks on see, et muututakse siiski mugavaks, ja tegeletakse rohkem sellega, et kuidas ise võimul püsida. Ja teine on see, et ega siis tipptasemel nagu halduse kvaliteet on asi, mida üldiselt toovad inimesed, kellel on seda tüüpi kogemust, et Tallinna linn ikkagi väga pikalt oli üles ehitatud siis tippjuhtimist tasemel inimestega, kes alustasid pigem linnaosa vanemast ja siis lõpuks jõudsid linna tippjuhtkonda. Ega nad teistsugust linnahaldust kunagi ei näinudki, kui see, mis Tallinna linnas tollal oli.
ja noh, mina kui nii-öelda riigi poliitika kogemusega inimene, ma algusest peale oli suhteliselt silmi avav kogemus juurde siis Tallinna linnasüsteemi. Olles ka riigis näinud väga erinevaid ministeeriume, kus ka probleeme on pehmelt öeldes. Aga noh, seda, kui palju oli Tallinna linnavalitsuses sellist tühja mikromanageerimist ja joonlauaga seal kruntide piiri mõõtmist Tallinna linnavalitsuse istungil, et see näitas seda, et sa tegelikult suurte teemadega, strateegiliste otsustega ei jõuagi tegeledes, sa kogu aeg tegeled üksikut. Kogu aeg joonistad. Täpselt pisi asjadega tegelikult. Aga lihtsalt ma mõtlen, et sa ütlesid, et tegelevad siin oma enda võimu hoidmisega, et aga praegu ju sina tahad ju ka võimul olemist jätkata. Sa ju tahad linnapea olla edasi. Ikka tahan, muidugi. Ja siis sa rääkisid, et oled nagu riigi tasemel poliitikast tulnud ja nii edasi, et kas siis, sest on ka palju poliitikuid, kes ütlevad, et KOV neid üldse ei huvita. Pole nende teema, tahaks ikka mõelda suurematest asjadest. Miks siis tahad? Jah, ma ütleks niimoodi, et küllap, eks see kohalikul omavalitsusel on ka siiski erinev mastaap Eesti mõistes. Seda kindlasti. Ja küllap on ka selliseid kohalikke omavalitsusi, kus ma võib-olla liiga suurt väljundit oma tegevusele ei näeks. Mitte, et nende juhtimine ei ole tänuväärne töö, lihtsalt minu tugevused seal tõenäoliselt pigem ei ole. Aga Tallinna linnasüsteem on ju, Tallinn vastutab ju pealinnana ka laiemalt kogu Eesti teemade eest, et võtame, ma ei tea, hariduse küsimused, üleminek eestikeelsele õppele, see on tegelikult sisuliselt riiklik roll, mida me selles kontekstis täidame. Pealinna regioonis elab 600 000 inimest, siin toodetakse 60% Eesti majanduse sisekogu toodangust. Kõik on pool lihtsalt. Et põhimõtteliselt kõik need muudatused, mida me teeme, nad on tegelikult väga suure mõjuga. Et võtame näiteks keskkonna kliima eesmärgid, riigi tasandil on nad valdavalt kõik prügimäele saadetud isand Michali poolt. Aga näiteks Tallinna linna vaatest, et kui me suudame vähendada transpordiheitmeid, kui me suudame panna hoo sisse kortermajade renoveerimisele, siis päriselt ja praktiliselt on võimalik mõjutada kogu Eesti vastava valdkonna eesmärkide täitmist. Et siin on tegelikult väga suur roll selles kontekstis. Ja mis mulle väga meeldib selle tasandi juures on see, et siin ikkagi tulemus on palju hoomatavam kui riigi tasandil. Et ma sain terviseministriks septembris 2015 ja enam-vähem kohe me otsustasime ära, et Viljandisse tuleb ehitada uus haigla, leidsime ka vajaliku raha selle jaoks eurovahenditest, kõik need otsused olid tehtud sügisel 2015 ära ja selle haigla avamine toimus selle aasta juunis. Et 10 aastat ehitati, igasugused objektiivsed põhjused, miks see nii kaua aega võttis, aga 10 aastat ehitati seda konkreetset objekti, et Tallinna suuruses omavalitsuses, kus on siiski ka finantsilist vahendit, on võimalik ka väga lühikese ajaga tegelikult käivitada hästi olulisi muutusi, mida me oleme ka selle 1,5 aasta jooksul tegelikult edukalt suutnud teha. Näiteks Tallinnas olid ka jälle Keskerakonna pikk ajastu, kus see sügav ohe seal vahel. Et peaaegu igasse valdkonda, kuhu sisse vaatad, et avastad sellise et haridusvaldkond, Tallinn on kasvav omavalitsus, enamik omavalitsus sulgeb, haridusasutusi, sellepärast pole lapsi, Tallinnas on laste arv on olnud kasvav. Tallinna põhikoolidesse tuli 10 aastaga juurde 7000 uut laste, mitte ühtegi uut kooli. Ehk siis kogu haridusse mõeldud raha tõmmati tegelikult sisuliselt haridusvaldkonnast välja, selle eest hoiti üleval linna meediat, jummel mida kõike seal Ülemiste vanakesi tantsutati enne valimisi ja nii edasi. Aga reaalselt kogu haridusvõrk selle aja jooksul muutus siis sellisel viisil, et ehitati muudkui mooduleid hoovidesse ja paisutati olemasolevaid klasse üle seaduse piiride, nii et kui oli õpetajate streik, siis kõige kõvemad streikid olidki just nimelt Tallinna pedagoogid, sellepärast et nad töötavad tegelikult üle inimvõimete piiri väga suurtes klassides. Et kui sa oled maakooli õpetaja, kus sul on 15 last, siis see on üks koormus, aga kui sa oled 36 lapsega gümnaasiumi õpetaja, Tallinna kesklinnas, see on hoopis teine koormus.
ja me otsustasime ära ja selle aasta 1. septembrist tuleb see, et kõik esimesed klassid komplekteeritakse 24 lapsega, nagu seadus ette näeb. Me tegime selle otsuse eelmise aasta lõpus ja see juba realiseerub praegu 1. septembril sellel aastal. Kus sa paned nad siis? No kus me ikka paneme uutesse koolidesse, et rajame 3 uut kooli. Lõpuks Tallinn hakkab haridusinfrastruktuuri päriselt investeerima, sellepärast et jah, et hariduse... Nagu septembriks valmis või? Ka septembris avame ühe uue kooli, aga nii-öelda edasises perspektiivis nüüd lähiaastatel, lähima 4 aasta jooksul avame veel 2 täiendavat kooli juurde, kuna järk-järgult siis nii-öelda klassid muutuvad väiksemaks, siis arusaadavalt ongi füüsilist ruumi lastele juurde vaja tekitada. Aga Reformierakond leidis endas suure soovi alusharidusega tegeleda ja pidi tulema tasuta ja siis pidanud tulema tasuta ja siis pidi tulema igasugu asju pidi tulema, pidi Sõõrumaa tulema ja siis tuli Maris Lauri hoopis ja täpselt ei saagi aru, mis siis nagu tegelikult juhtus. Aga noh, et koolidest rääkisid alushariduses, ma eeldan, et praeguseks on see jutt, mis sa kavatsed rääkida, on see, et tegelikult ju asi ei ole mitte tasuta kohas, vaid asi on koha eksistentsis üldse ja selles, et kui oleks tasuta, siis keegi kuskilt Peetrist tuleb ja võtab selle ära nagunii ja midagi sellist on ju. Et kas see oli nagu, mis asi see oli? Ma küsin lihtsalt kõige lihtsamalt, mis juhtus? No jah, lasteaedadega oli seal pistmist ainult nii palju, et eks üks paras lasteaed oli, mis toimus. Aga muus osas Reformierakond vaatas, et nende valitsusdelegatsioon linnavalitsuses ei tee liiga head tööd. Selle asemel, et see välja vahetada, otsustati siis teha midagi muud. Eks see meenutas mulle natukene sellist briti huumoriklassikat. Et ma kujutasin ette, et toimus see koosolek seal Õnne Pillaku kabinetis, vaadati reitingu numbritele otsa, reitingu numbrid polnud nagu kuigi rõõmustavad, vaatasid, et üle poole Reformierakonna valijatest eelistab linnapea kandidaadina mind ja siis briti huumoriklassika kombel, et we need to do something, this is something, let's do it. Ja ma arvan, et sealt tasuti siis teele, aga isegi ei suudetud seda teed lõpuni käia, nii et jah, üsna selline, ma pean ütlema, et müts maha, et ma olen Eesti poliitikas 15 aasta jooksul väga palju asju näinud, aga sellist asja, nii palju keerdkäike, nii palju uusi nüansse, peaaegu iga päev ma poleks ette näinud, et nad olid kogu aeg must sammu ees. Endal kui huvitav telenovela. Oli täiesti, ma küll usun, et ka nad ise täpselt ei teadnud, mida nad iga hommiku teevad, aga pakkusid pinget üks jagu. Öeldi väike minister ja hakati minema. Ja nüüd... Michal ütles, et ta pole millegagi seotud ja ta üritab nüüd igapäevaselt toetada. Ta nüüd, ma just lugesin mingit lugu. Las ta siis toetab, ütleme minu meelest selle võttis ju ilusti kokku, kui nad siis hakkasid siis eitama kõike nüüd pärast seda, kui Maris Lauri pandi linnapea kandjaks, nad ei tea üldse midagi ja seal Tallinnas Pärtel Peeter ei saanud lihtsalt umbes tööga hakkama niimoodi. Et siis ju isand Sõõrumaa väga ausalt ütles, et tema sai Reformierakonna juhatuselt volituse Keskerakonnaga läbi rääkida, et selles mõttes, et mis siin enam rääkida, et kõik on ju kõigile selge. Ja eks nad nüüd püüavad seda kuidagi tagasi rulli kerida, seda lõnga, et mis nad siin suve jooksul laiali on laotanud, et eks siis näis, kui hästi neil sellega läheb. Kuidas üldse, mis meeleolu on alles jäänud koalitsiooni kaaslastega? Ülihea. Nüüd on mõnus ja rahulik. Tegelikult ongi ausalt öelda, et ma või 1,5 aasta tagasi, kui me seda koalitsiooni lõime, ma pigem nagu ennustasin, et keeruline saab olla olema Eesti 200-ga, kuna parteil meil reiting on alla künnise, eks ju, et temaga üldiselt parteid hakkavad ebaadekvaatselt käituma, kui nad on selles seisus, eks ju, surmahirm paneb inimesi ikka lollusi tegema. See nagu kogemusest või? Ma olen näinud teisigi erakondi jah, et ka mingitel hetkedel, kui sotsiaaldemokraatide asjad ei olnud väga hästi, et ka siis oli täpselt see, siis hommikuti saab partei kokku, et we need to do something, this is something, let's do it, et see on suhteliselt klassika, eks.
ja noh, siis ennustasin, et Isamaaga saavad olema nagu ideoloogilised suured kaklused, nii. Ja et kõige lihtsam saab olla Reformierakonnaga, et selge, et paljudes väärtustes, eks ju, sama nägemus on ju professionaalsed inimesed niimoodi, et mingit probleemi pole. Aga tegelikult kogu selle aja jooksul kõige suurem nagu selline peavalu oligi nendega koostöö tegemine, sest kokkulepped ei pidanud, seisukohti kogu aeg muudeti ja selles mõttes nüüd, kui Reformierakond on ennast lõplikult leidnud opositsioonis, siis ma pean ütlema, et linnavalitsus toimib nagu ülesti. Kui suur see vahe on nagu, ütleme 4 partnerit, 3 partnerit versus siis enne oli ju 2 ja teie olite pisemad, et kuidas siis seal nagu tajuline vahe on? No hästi sõltub, iga koalitsioon on hästi erinev, et ma lugesin Andrus Ansip ütleb, et kõik koalitsioonid ühesugused, et mis issand, ta ütles, et sina oled isa ja Pärtel on ema ja Michal on ämm. Suurepärane tsitaat, sest me saime teada, vaata juba mingi 15 aastat tagasi saime teada, et raha tuli ämma kapist ja nüüd Ansip ütles, kes see ämm on. See Freudian slip, aga iseenesest, mis ma nüüd rääkisin? Vabandust, see on minu jaoks nii, see oli see, mida ma tahtsin sulle öelda. Koalitsioonid on erinevad, et koalitsioonid on erinevad, et selles mõttes Keskerakonnaga koalitsioon oli selles mõttes üsna ühtepidi konstruktiivne, teisipidi omapärane, sellepärast et ei Kõlvartil ega Keskerakonnal tervikuna Tallinnas ja neil mingit koalitsiooni kogemust üldse ei olnud, neil polnud üldse mingit kogemust, et teistega peaks arvestama, neil mingid ettepanekuid, ideid. Nii et seal pidi kogu aeg nagu võitlema oma selle koha eest, oma seisukohtade eest ja aeg-ajalt lihtsalt niimoodi asjad meiega kooskõlastamata lihtsalt läksid ja mõnikord tekitasid ka avalikke kaklusi. Aga muus osas ma ütleks, et üldiselt koalitsioon toimib 2 tingimusel, siis kui erakond, kes koalitsioonis on, saab aru, et tal on seal mõistlik olla, et ta suudab oma poliitikat ellu viia. Ja teine on see, kui inimlikult suhted on sellised, et on võimalik ühes toas koos töötada, eks. Ja on selles mõttes selle aja jooksul, mis ma olen poliitikas olnud, on olnud mõlemat juhtumit, kus ühel hetkel lihtsalt enam nende inimestega lihtsalt ei taha ühe laua taga istuda, sellepärast, et tehakse sulle inetusi, näiteks sinu kohta levitatakse mingit jampsi, eks ju, seal spinnitakse meediasse ja nii edasi, eks ju. Ja see rikub väga palju usaldust ja teine või siis, kui kokkulepped üldse ei pea, sõidetakse just üle, tehakse sinu arvelt, eks ju, poliitikat. Ja teine on see, et kui partei vaatab, et ei ole nagu hea olla seal, et populaarsus langeb ja valijad ei saa aru, et siis hakkavad ka tavaliselt siis nagu tõmblused. Ja muus osas, mina olen lähtunud selles koalitsioonis, loomulikult see on olnud õhkõrn koalitsioon, eks ju, selle koalitsiooni kokku tulemise ajalooline hetk, eks ju, Keskerakond läks opositsiooni. Loomulikult ei ole olnud seda lihtne koos hoida, kõik partnerid on selle nimel pingutanud selle aja jooksul, kuni siis Reformierakond ühel hetkel loobus. Aga mina olen lähtunud nagu sellest põhimõttest, et kõik erakonnad peavad saama oma programmi ellu viia, et ka nendel on valijad, ka nendel on oma seisukohad ja nii kaua, kuni need ei tule teiste erakondade arvelt, kes koalitsioonis on, et on võimalik sõlmida selliseid kompromisse ja kokkuleppeid, mis on mõistlik kesktee, eks ju. Ja seda esiteks, et nii kaua asi toimib ja teine on see, et inimlikult peab linnapea või meeskonnajuht peab andma tegelikult ruumi teistele poliitikutele ka poliitikat teostadest. Seda ma olen ka riigi tasandil näinud, et üldiselt koalitsiooni juht saab alati minna ajakirjaniku ja teise poliitiku vahele, eks ju, mis iganes teema, eks ju, nii-öelda endale ära kaaperdada. Riigi tasandil on see peaminister, kes sa võid seal, minister valmistab seal tähtsat pool aastat, eks ju, mingit programmi ette. Siis peaminister vaatab, et kurat, päris populaarne värk ja asi, eks ju, ja siis läheb, teeb selle ise ära, eks ju, ja siis see inimene, kes tegelikult on sinna sisuliselt panustanud, eks ju, tunneb, et kuulge, et mis asja. Et mina olen püüdnud kõikidele linnavalitsuse liikmetele siiski seda ruumi jätta. Eks aeg-ajalt seda on kuritarvitatud, mõned avalikumad vaidlused meil sellel teemal on mõne kolleegiga ka olnud, aga ma arvan, et see on viis, kuidas on võimalik koalitsiooni valitsust koos hoida. Ehk siis sa tahad öelda, et sina ei lähe linti lõikama, ei lähe avama, lähed ikka ja muidugi lähed. Kõik lõikavad linti.
ei no häid asju loomulikult tuleb linnaelanikele näidata, ega selles ei ole ju mingi häbi asja, et muidugi, et kui linnavalitsus teeb midagi, mis on oluline, hea, tähtis, et siis loomulikult tuleb sellest ka rääkida, ega seda ei pea varjama. Aga kas see nagu kuidagi irooniline ei ole, et sa ütlesid, et kui sa suudad nendega samas ruumis olla ja otsuseid teha ja tundus nagu vihje nagu Keskerakonnale, et kas sa suudad ja ma saan aru, mis seal on erinevaid põhjuseid, mida sa alguses mainisid, et saame lugeda kohtutoimikuid. Et aga kas see ei ole nagu irooniline? Sest minu meelest see on ääretult irooniline, et pooled inimesed, kelle kohta sa seda ütled, istuvad nüüd linnavolikogus sotsidega samas reas. Ei, ma ütleks pigem niimoodi, et ega mina ei saa aru, miks Tanel Kiik ja Vladimir Svet näiteks Keskerakonda läksid. Üks Tanel oli enne sots juba siin 10 tagasi, aga siis läks sinna Keskerakonda. Minu meelest olekski võinud meile tulla. Svet käis vahepeal, töötas õiguskantsleri kantseleis ja astus Keskerakonnast välja, siis läks sinna tagasi. Et ma arvan, et tegid vea muidugi, aga ega siis inimesed ikka teevad vigu ja siis tulevad õigesse kohta tagasi. Ega see ausalt öeldes ka, et loomulikult Porto Franco süüdimõistev otsus oli meie jaoks nagu väga oluline signaal, sellepärast et see asi toimus reaalselt, eks ju, Kõlvarti osalusel Tallinna linnavalitsuse poolt, need otsused, mille osas Keskerakond süüdi mõisteti. Aga teine kindlasti ka see, et ega siis Kõlvarti valimisega Keskerakonna etteotsa see ju partei hakkas lagunema. Järjest tulid sealt inimesed ära, algus Riigikogus, eks ju, siis ka linnavolikogus. Ja ma pean ütlema, et tulid valdavalt ära need inimesed, kellega nagu Keskerakonnas oli päris hea koostööd teha, et kellega meil tegelikult, ma ütlen, et kui Svet oli ka Keskerakonna abilinnapea Keskkonna kommunaalametis, transpordiametis, siis kõik need samad on ju ka Putukaväilad, Vana-Kalamaja tänavad ja kõik need teemad tegelikult, meil oli tegelikult väga sarnased vaated nendele küsimustele ja nende inimestega me nägime, et tõesti on võimalik koostööd teha ja Keskerakonnas on väga palju saadikuid ja liikmeid. Agiteerid veel? Pigem, et neid, kellega nagu pigem ei näe seda ühist nägemust. Ja ma ütleks, et neid, kellega meil on ühine nägemus nii linna kui riigi asjades, et neid on jäänud sinna ikka väga vähe. Aga mis siis nagu tulevikus teema on, selles mõttes, et eelmised valimised minu meelest vähemalt räägiti hästi palju linnaruumist, oluline on ja loogiline ja mitte Tallinn ja kõik sarnased inimesed, organisatsioonid võtsidki selle hästi läbivalt teemaks. See käis kõikidest programmidest hästi jooksvalt läbi, on ju, olulisel kohal oli. Aga see, et öeldakse ju ka, et on ju, et valimised võidab see, kes paneb teema paika, on mingid siukseid teooriaid ja asju on ju kuidagi on ju. Mis siis nendel valimistel kaalul on? No ma ütleks, et linnaruumi teemad tegelikult on inimeste jaoks ja ka paljude poliitikute jaoks arvestataval viisil juurdunud, et sellist tagasiminekut eelmisesse kümnendisse, ma arvan, ütleme Keskerakonna EKRE koalitsioon tõenäoliselt teeks seal, Mart Kallas ikka jaurab, et miks need ratturid siin üldse on ja käigu jala. Aga muus osas, ka võtame siin on Isamaa niimoodi, et siin autojuhtide küsimused ja niimoodi, et ega siis see, et kui me projekteerime uusi tänavaid, et me loome sinna normaalsed kõnniteed, loome sinna normaalsed rattateed, et seal projektkiirused ei ole 60 kilomeetrit tunnis, vaid on 30 või 40 kilomeetrit tunnis, et me tegelikult ei vaidle selles osas ja ma arvan, et ka enamik ka Isamaa valijaid näiteks toetab neid muutusi, mis on toimunud. Vaidleme nüanssides, et kas ühte teelõiku siia kitsendada või mitte, kas kiiruse piirang peaks ühel või teisel teelõigul olema 30 või 40. Et loomulikult minu vaade on see, et pigem 30, nende vaade pigem, et 40, aga need on pigem muutunud juba selliseks väikesteks vaidlusteks oma olemuselt. Aga ma arvan, et Tallinna linna vaatest on tegelikult küsimus selles, et need muutused, mida me oleme nüüd alustanud ja selle 1,5 aastaga ellu viinud, et nad on tegelikult palju on tehtud, aga nad on oma olemuselt alles algusjärgus ja nad ei ole veel juurdunud. Et ka see kultuurimuutus, mida me esile kutsume seda, et meil ei varastata,
et me tegelikult teeme erinevaid toetusmeetmeid, jagame linna raha võrdsetel alustel, no näiteks 1. septembrist jõustub uus spordi toetamise kord, kus me klubidele anname võrdsetel alustel raha, mitte nii, et taekwondo saab eelis koheldud ja siis seal Tondiraba jäähallis, kus kolmandik sulas, ma kuulsin. Hea nali on ju, üli hea nali. Pooled inimesed ei saa aru ja pooltel tuleb 5 sekundit hiljem. Et seal siis nagu sulas valdavalt siis oma uisuklubi taskusse. Et selles mõttes need muutused tegelikult, seda on võimalik üsna kiiresti tagasi pöörata, kui see sama, eks ju, siin keski ja EKRE võim tagasi tuleb. Ja positiivse poole pealt ma arvan, et on hästi oluline liikuda siiski ka edasi ja liikuda edasi selle arusaamaga, mida mina olen püüdnud juurutada. Et meil on, ütleme, Kõlvarti puhul mul nagu kogu aeg häiris oli see, et ükskõik mis asi on pahasti linnas, see on, no riik on süüdi. Et riik andku raha, riik ei anna ressurssi, ei toeta sellega tollega, kui riik see ei segaks, küll me siis teeks. Ja see tuleb juba Savisaare ajast, seal kogu aeg see nagu riigiga vastandumise loogika. Eks ta natuke on ka mingis mõttes autoritaar, no me ei saa nii öelda. Ta on natuke nagu selline, et siin on siin minu vasall on siin ja hakkan siin seda valitsen ja kuidas te siin tulete siin? No jah, ja eks tõenäoliselt ka mingil määral, olulisel määral ka valimiste lõikes ka töötas, aga ma arvan, et tegelikult Tallinna linn, kes on ikkagi Eesti mõistes väga võimekas ja suur omavalitsus, peaks ise aktiivselt edasi püüdlikult ja ambitsioonikalt edasi liikuma. See, mida mina olen linnasüsteemis inimestele öelnud, ametnikkonnale, kogu linnasüsteemile on see, et Tallinn ei saa rahulduda sellega, et me oleme Eesti parim omavalitsus. Et see pole mingi ambitsioon, et me oleme kõige suurem, me oleme Eesti pealinn, siin on kõige rohkem jõukust, et selles mõttes loomulikult me suudame sporditeenuseid, sotsiaalteenuseid, erinevaid teenuseid rahastada rohkem kui väga paljud teised omavalitsused, eks ju. Aga no mis ambitsioon see on, eks ju, et oleme Eesti parimad. Et meie ambitsioon peab olema siiski vähemalt piirkonna parim ja mingis valdkonnas ma arvan, et ka maailma parim. Et Tallinna haridus võiks olla täiesti maailma parim. Et see peaks olema see siht, mida me ehitame ja seda sama me tahame saavutada ühistranspordis, seda sama me tahame saavutada linnaruumis. Ja kui me võtame, mis on siis alternatiivvisioon, mida siis pakub härra Kõlvart, siis mulle jäi hästi meelde ta siin paar kuud või siis kui see Reformierakonna see tants seal oli, siis ta ühel hetkel ütles, et kui ta siis ütles, et kas ta läheb Sõõrumaaga koalitsiooni või ei lähe, et ta ütles, et võib arutada, et muidugi, et linna on vaja juhtida ja siis küsiti, et et mida ta siis tahaks teha, et mis ta nagu visioon on, siis ta ütles, et muru peab olema niidetud ja mänguväljakud peavad olema korras. Ja ma arvan, et see ongi umbes selline kommunaalameti peaspetsialisti tase, et ja ega keegi ei vaidle, loomulikult peab olema muru niidetud ja mänguväljakud korras, aga kui see on suur ambitsioonika. Kui see on see ambitsioon, mida meile pakutakse, eks ju, ma ei tea, kohtudes erinevate inimestega, Tallinna ettevõtetega, eks ju, kes toovad siia oma peakontoreid ja niimoodi. Aga muru niitsime ära. Et ma ei tea, et see võib olla natukene vähe, nii et mis mul selles kontekstis kohe meenus ja siis ma kontrollisin ka, ma panin ChatGPT-sse kirjutasin, et see pole kontrollimine. ja, aga see annab kinnitust hüpoteesile. Et mõtlesin, et kuidagi kuskilt on mulle see tuttav, et mänguväljakud peavad olema korras ja muru peab olema niidetud. Ja mul vanaisa on valgevenelane ja siis mul meenus iga kord, kui ta Valgevenes käis, siis ta tuli tagasi ja ütles, et seal on muru niidetud ja mänguväljakud on korras. Ja siis ma panin ChatGPT-sse, mille poolest on Minsk kuulus. Ja siis esimene oli see, et ta on väga autoritaarne, et see on kõik ülalt alla. Ja teine on see, et muru tänavad on puhtad, kõik tulevad, et nii puhas oli. Ja täpselt nii ongi. Ja mina ütleks siis niimoodi, et see, mis on kaalul, on see, et Tallinna visiooni mõttes on see, et kas me püüame olla nagu Kopenhaagen või nagu Minsk. Ja mina arvan, et võiks püüelda ikka sinna, kus on Kopenhaagen ja Kopenhaagen pole juhuslikult valitud. See on üks linn, mis erinevates linnade võrdlus erinevates reitingutes on ta siis linnaruumi teema, on ta elukvaliteedi teema, on ta kaasamise teema, sotsiaalse turvavõrgu teema on üks Euroopa tipplinnasid. Ja ma arvan, et see võiks täiesti adekvaatselt olla meie ambitsioon, mitte Eesti parim, ka isegi mitte Baltikumi parim, vaid tegelikult me peaksime liikuma Euroopa parima poole.
ja sest noh, et tegelikult ju ega mänguväljak ja muru niidetud on ju see veitsa, ei, ma olen käinud ühes nendest linnadest, mida sa mainisid ja see ei ole see linn, mis sa arvad, et see võiks olla. Ma olen käinud korra Minskis kunagi ammu, sest nad lasid jäähokit vaadata viisavabalt, nii et ma vaatasin jäähokit, väga veider. Ja neil olidki terve, see on nende jaoks, see ongi nende promo see ongi kõik, mis neil on, nad 20 tüüpi kogu aeg seisab harjaga kuskil vestike seljas ja on valmis pühkima kogu aeg. Ja see ongi kõik, kus see ambitsioon lõppeb, on ju, et tänav on üks suur magistraal, hästi suur maja ja hästi suur maja ja hästi suur maja. Mingit keskust mõnusat asja ei ole, on ju, kõigele lisaks diktaator on ka, on ju, aga see väike asi ka. See väike asi, kõigele lisaks see pisike asi ka, aga see ongi veitsa ju selline, kas siis butafooria või see, et see on see üks asi, millega me hakkama saame, et pühime siis tänava ära, et see ei ole ju tegelikult kuidagi läbi mõeldud eesmärk ju. No vaata, aga see tuleb maintenance lihtsalt. Jah, aga see tuleb ka sellest, et selleks, et inimesed nõuaksid rohkemat, peab neil olema tegelikult ka see võrdlusbaas, et nad peavad aru saama, et on võimalik saab ka paremini. Sest kui nad peaks Kopenhaagenis ka käima. Mitte ainult, et tervikuna ma arvan, et ka Tallinna linn peaks õppima välismaalt seda, kuidas mingeid asju teha ja mingeid asju ka mitte teha. Et loomulikult on kahtlemata ka linna elanikke, kelle jaoks on see piisav, et kui muru on niidetud ja mänguväljak on korras, et siis ongi linnas kõik hästi ja selles mõttes, et with due respect, et see ongi täitsa okei, kui inimesed sellega rahulduvad ja paljud linnaelanikud sellega rahulduvad, aga reaalsus on see, et enamik tallinlasi sellega ei rahuldu, et tegelikult nad tahavad oma linnalt midagi palju enamat. Aga mingi uuring oligi just ju, kus öeldi, et inimesed on vist isegi jäänud rahul olematumaks linnaruumiga, aga loogika ütleb ju, et see on ju teadlikkus. Jah, kui nõudlikkus kasvab. Just, sa tahad rohkem. Kui nõudlikkus kasvab, siis ja nõudlikkus ongi kasvanud kiiremini isegi, kui nii-öelda linn on oma muudatustega kaasa tulnud ja selles mõttes, et kui ma kodanikuna ütlen, et kas ma olen rahul sellega, et mis seis on näiteks jalgrattataristuga Tallinna linnas 25. aastal, ei ole. Ehkki viimase 4 aasta jooksul on tehtud päris palju, kõikidel uutel teedeprojektidel on ilusad rattateed on ju ära ehitatud, meil on ka kiireid lahendusi juurde tulnud, bussipeatuste ümbrused näiteks Kaarli puiesteel on täitsa juba näevad päris välja, et täitsa hea sõita, eks ju. Aga loomulikult, et jätkuvasti mitmed asjad, kus oleks tahtnud kiiremat edenemist, seal me veel ei ole ja selles mõttes, et inimesed ei olegi sellega rahul, ei peagi olema sellega rahul, et ongi vaja kiiremini ja paremini teha. Et kui härra Pere, kui ta lahkus ametist, siis ta saatis mulle emaili, kus oli siis nii-öelda üleantavad tööd, et mis need nii-öelda objektid, mis on poole. Ja siis alustas lauset sellega, et see linnavalitsus ei ole piisavalt ehitanud jalgrattateid, mis on häbiväärne. Ja ma nõustun sellega, aga siis ma mõtlesin, et kelle kohustus oli neid ehitada, et rattateed ehitamine oli härra Pere vastusvaldkond. Nii et paraku viimase aasta jooksul päris mitu projekti, kus me lootsime, et me jõuame nendega hankesse ehitus, et tegelikult õigeaegselt ei jõudnud. Raputas endale pähe lihtsalt veitsa soola. Tead, ei, aga... enesekriitilisus on mingis mõttes ka aus värk. Putuka väljal on väga ilus kõik, rattatee on, mõnus on ja siis seal on üks mänguväljak, mis on väga ilus ja puhas ja selle ümber on üks loll tara, sest see ei ole avatud ja siis sinna on sisse lõigatud üks laste suurune auk. Ja siis lapsed muudkui jooksevad seal, emad, isad istuvad lihtsalt väljas pingi peal tara taga ja vaatavad, kuidas lapsed mängivad. Kas see on ka tema süü? Ei ole. See on natuke laiem teema ja küsimus on selles, et kuna linn on nii-öelda vastutav selle infra eest, mis ta avalikuks kasutuseks teeb, siis selleks, et seda kõigile kasutamiseks avada, peab olema kasutusluba. Selleks, et saada kasutusluba, selleks tuleb esitada kasutusluba taotlus, mille esitab ehitaja, siis seda tuleb analüüsida, et see vastab kõige sertifikaadile, ma ei nüüd seda pikalt rääkida. Ja see on see protsess ja see on kõikidel objektidel tegelikult sama lugu. Ma tean, et on minevikus olnud ametnikke, kes on võtnud enda peale selle vastutuse, nad on avanud
neid ilma, et see kasutusluba oleks, et nad on ise selle üle vaadanud, öelnud, et see on kõik nagu okei, me saame selle kasutusloa kätte, eks ju. Ja nad on võtnud selle vastutuse, et võtame need aiad maha, las inimesed kasutavad seda ja nii. Aga üldiselt ametnikud ei julge loomulikult selliseid otsuseid teha. No eriti laste mängu väljakul. Sest kui midagi juhtub, eks ju, siis selge, et kahjunõue tuleb nende konkreetsete ametnike vastu. Mida ma olen mõelnud, aga meil ei ole sellele vastust, on see, et tegelikult on ju võimalik ka inimestele panna nii-öelda teavitussildid, et see objekt ei ole lõpuni valmis, meil ei ole sellele veel lõplikku kasutusluba, et kasutamine omale vastutusele, et see teoreetiliselt on võimalik seda ka sellisel viisil võib-olla lahendada. Aga putukavälja kohta võib öelda, et hiljemalt nüüd 2 nädala jooksul on need tarad saavad ära koristatud. Näed, ma kasutasin oma Jevgeni.Ossinovski Tallinn.ee ära praegu. Ja mul oli see nagu mõte, et mis siin juhtus, see on ilus, see on korras. On, ma tean. Mõnus. Ja kiiged vist ei ole ka veel üles pandud samadel põhjustel. Et sellest ma ei tea. Et ei tea, kas kiikuda tohib. Seal on need suured sellised kiigasjad, et neid vist ka ei olnud veel pandud üles. No jah, okei. Kuule, aga me oleme rääkinud tegelikult kõigest, me oleme rääkinud sellest, mis oli, sul on mingeid mõtteid tulevikuks, sa oled nagu avanud sul on mingeid häid mõtteid tulevikuks, sa oled avanud natuke seda, kuidas poliitikat tehakse. Mulle jäi kõlama, et sa tahad, et Tallinn ei oleks Minsk, vaid oleks Kopenhaagen, on ju, aga valimised tulevad, kõik reitingud näitavad, et Keskerakond saab kõige rohkem hääli. Et siis lähme siis Minski tagasi või? No esiteks valimispäev on siiski 19. oktoobril, et reitingud näitavad tänast seisu, aga veel on peaaegu 60 päeva minna, nii et selle aja jooksul meie ülesanne on kindlasti näidata seda, et Tallinn peab minema edasi, et meil on vaja teha julgeid edasiviivaid otsuseid, et Tallinn oleks Euroopa parim pealinn, mitte siis see, millest... Mitte Eesti parim. Ja mitte Eesti parim, rääkimata sellest, et võtta šnitti võib-olla siin Valgevenest. Ja ma usun, et see, et isegi kui Keskerakond need valimised võidab, ei tähenda seda, et nad järgmist linnavalitsust moodustavad. Mina arvan, et 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud erakond võiks siiski jalga puhata, eriti olukorras, kus nad ei suuda ka tunnistada seda, et nad midagi valesti on teinud. Ja meie töötame loomulikult selle nimel, et linnapea erakonnana jätkata ja ma arvan, et see on loomulikult valijate kätes, aga see on kindlasti nende valimiste põhiküsimus, et kas me lähme edasi selle suunaga, et Tallinn oleks ausalt juhitud tulevikku vaatav, et siin tehtaks normaalset linnaruumi ja loodaks elukeskkonda, mis on tänapäevane, või siis niidetakse muru, parandatakse mänguväljakuid ja öeldakse, et sellega on töö tehtud. Kuule, suur aitäh. Ma saan aru, et me räägime sinuga veel ja väga-väga mõnus vestlus oli. Järgmise korrani tänan kõiki kuulajaid. Aitäh ka minu poolt. Nägemist.